No tšau, kiire reedene päev, nagu ikka. Georg kutsus enda juurde kontorisse filmima, nii et täna ma saan nüüd uhkes office'is teha. Tänane teema, millest ma tahtsin rääkida, tegelikult tuli üles, kui üks vana kamraad Kaitseväe ajast küsis mult, et kui kodulaen võtta, kas proovida see võimalikult kiiresti tagasi maksta. Et kas sellest oleks siis nagu, kas see tasub ennast ära. Tal tegelikult situatsioon selline, et plaan on kõigepealt kodulaen võtta välja ja korter üürile anda. No, kuna laenuvõimekus tekkinud, laen võtta, mingi aeg siis see üüriobjektina hiljem müüa ja siis juba osta endale midagi. Küsiski, et kas võttagi kohe lühem periood laenu või siis maksimaalne 30 aastat, nagu sükene klassikaline. Et kui punnitada võimalikult lühike laenuperiood, võimalikult kiiresti laen tagasi maksta, et kas sellest on tolku, kas see tasub ennast ära. Küsimus tegelikult on täpselt sama ka siis, kui sul laen on juba välja võetud ja mõtled, et kas oleks mõistlik see võimalikult kiiresti tagasi maksta. No ma ei tea, kas siis igakuiselt teha mingeid suuremaid maksed või siis mingid üksikud suured tagasimaksed, et kas sellest on point, et no ma ei tea, ettevõttest saad boonust aasta lõpus, et kas see panna siis kodulaenu tagasimakseks. Üürile andmise puhul küsimus tegelikult on, kui kõrgeks laenumakse lubada, ja siis üüritulust ülev osa, mida selle rahaga teha, või enda kodu puhul sul on ju sissetulek, et kui palju siis sellest panna laenu tagasimakseks ja mida siis selle ülejääva sissetuleku osaga teha. Ma näitan sulle kohe andmeid, mis näitavad tegelikult üsna selgelt, miks sa ei peaks kiiremini laenu tagasi maksma, aga ma annan ka näite, mis puhul sa võid seda teha. Ja mõlemad lähenemised tegelikult omal kohal on mõistlikud. Nii et kui sulle video meeldib, pane like, subscribe ka, näed järgmisel korral ka sarnast contenti, aga asume asja kallale. Kui nüüd mõelda, milline lähenemine mõistlik on, siis vaatame kõigepealt eluasemelaenude intressimäärast, millised need on olnud siin viimastel aastakümnetel, et mõista, millist hinda tuleb laenuraha eest praegu maksta. Võtsin välja Eesti Panga statistika, üsna lihtsalt saab neil seal tabeli alla laadida, tegin ka graafiku 2 infopunktiga, datapunktiga, eluasemelaenud tagatisega, nende intressimäärad siis, millegi pärast joonistas ühe graafiku veel siia. Data algas 2003 aastaga ja see on siis keskmine tasutud intressimäär kokku. 2003 aastal intressimäär 6% pealt algas, käis allpool ära, 2007-2008 uuesti seal 6% peal ja pärast seda on intressimäärad kodulaenudel praktiliselt ainult allapoole liikunud. Praegu siin sügisel 2% juures. Intressimäärad kodulaenul praegu on ajalooliselt madalad, mis tähendab, et laenu kiiremast tagasimaksest saab praegu kõige vähem võitu ajalooliselt. Ehk kui kaaluda kodulaenu kiiremat tagasimaksmist, siis intressimäärade järgi on selleks praegu kõige kehvem aeg. No, kui vaadata hinda, mis sa enda kodulaenu siis jaoks saadava raha eest maksad. Vaatame siia juurde ka teist andmepunkti, milleks on palgakasv. Ehk see on siis sissetulek, millest sa enda laenu tagasi maksad. See on siis Statistikaameti data ja sain kätte alates 2009 aastast, joonistasin siia ilusa graafiku ka, see on siis keskmise brutokuupalga muutus võrreldes eelmise perioodiga ehk eelmise aastaga. 2009 aastal keskmine palk langes 5%, 2010 aastal oli palgakasv 1,1% ja siit edasi on praktiliselt olnud kuskil 6-7% peal keskmine palgakasv aastas. 2020 muidugi oli kehvem aasta, kus palgakasv oli 2,9%, aga kui vaadata siin
mida inflatsioon lähiajal teeb, siis keskmine palgakasv suure tõenäosusega lendab sinna ülesse tagasi. Aga mida see palgakasv siin juures siis tähendab? Sa võtsid laenusumma on sul fikseeritud, sa võtsid 150 000 laenu, see kuidagi ei muutu. Tagasi maksad sa seda laenu sissetulekust. Mis palk ilmselt sul aasta jooksul on fikseeritud, saad 24 000 palka, 2 tonni kuu, aasta pärast saad juba 5% rohkem. Üks aasta jääb palgakasv vahele, siis 2 aasta pärast saad juba 10% kõrgemat palka. See on sedasi keskmine palgakasv välja joonistubki. Kui palgad kasvavad, see annab lootust, et ka üürihinnad kasvavad, nii et vahet ei ole, millisest tulust sa enda kodulaenu tagasi maksad, kas siis enda palgast või üürile antud korterist. Aga sa võtsid laenu mingil kindlal ajahetkel, kindlale summale sissetuleku järgi, mille hulk sul tegelikult tulevikus kasvab. Sul on järjest lihtsam sissetuleku kasvuga, palga kasvuga seda laenu tagasi maksta. Ehk ajalooliselt madalate intressimäärade juures ja hea palgakasvu tingimustes sa oled teinud tegelikult ülihea tehingu. Ja kui sa nüüd enda kodulaenu kiiremini tagasi maksad, siis sa ütled praktiliselt ei, ma ei taha seda raha kasutada, ma ei taha seda raha enda käes hoida, mingiks muuks otstarbeks kasutada. Aga vaatame ühte infokildu veel siia juurde. Vaatame, mis on enam-vähem samal ajaperioodil alternatiiv olnud siis sinu rahale, mis see muu otstarbe on, milleks siis laenumaksest ülejäävat raha veel kasutada võiks või oleks mõistlik. Vaatame erinevate varaklasside tootluseid. Lihtsalt panin otsingusse ja leidsin BlackRocki kodulehelt sellise huvitava. Siin ta lihtsalt värviliselt kujutanud ära, mis on erinevate varaklasside tootlused. Ma oleks võinud siia tegelikult ka Tallinna börsi tootluse kõrvale võtta, aga siit näeb ära konkreetsel aastal, siis, mida see varaklass, millise tootluse tegi ja siis analyseeritud, see on siis ilmselt selle 10-aastase perioodi peale aastane tootlus. USA aktsiad 16,4%, muidugi on olnud äärmiselt selline, võiks öelda ebatavaline kümnend, kus kasv on olnud mega kõva, et seda võib-olla tulevikus oodatan on natukene palju. REITs, see on siis Real Estate Investment Trusts, USA's kinnisvarasse investeerivad fondid, Jaapani aktsiad, Euroopa, siin on väga sellised üldised varaklassid, high yield bonds ja nii edasi. Kui me vaatamegi nüüd varaklasside tootluseid, US equities siin, ütleme, alternatiiv on sul, paned enda raha S&P 500-sse. Üks kõige kuulsamaid laiapõhjalisi indekseid, ongi US equities. Ütleme, et teeb 10% tootlust aastas. Ei tohiks küll ennustada, aga ütleme, et teeb. Kuhu on mõistlik enda raha siis panna? Kas laenu tagasimaksest ülejääva sissetuleku sa paned siis enda kodulaenu kiiremale tagasimaksmisele. Sa võidad, mis see keskmine oli, 2%, praegu kodulaenu intress on 2,5%, okei. Aga võidad selle 2% intressi. Iga aasta, mille sa siis suudad laenu kiiremini tagasi maksta, sa võidad enda laenu kogusummast 2,5%, 2%, mis on garanteeritud tootlus. See on garanteeritud tootlus. Sa võidad selle intressidelt, sa pead selle võrra vähem siis intressi tagasi maksma. Või sa paned selle raha, panedki kuskile laiapõhjalisesse indeksisse ja teed 10% tootlust aastas. Ütleme teed. Aga see on väikse riskiga. Teatava riskiga. Siin võiks muidugi riskiga korrigeeritud tootlust arvutada. Kristjan Liivamägi seda kindlasti teile õpetab. Aga kas panna enda raha kiiremale laenu tagasimaksmisele, kus sa
saadki enda 2% garanteeritud tootluse, mis su laenuintress on, või sa paned selle raha kuskile siis turule, see võib ka mõni muu varaklass olla, ütleme, paned laiapõhjalisse indeksisse, teenid 10% aastas tootlust, mis on väikese riskiga. Ja sellele küsimusele peab igaüks tegelikult ise vastama. Ja mõlemad lähenemised on igati okeid, kui see otsus on teadlikult tehtud. Kokkuvõte on see, et kui sul nüüd iga kuu sissetulek tuleb, sa mõtled, kas enda laenu kiiremini tagasi maksta või laenu tagasimaksest ülev raha siis kuskile investeerida, siis no-brainer vastus on olnud tagantjärgi vaadates vähemalt. Tagantjärgi vaadates on mõlemad lähenemised ilma riskita, sellepärast et me teame, mis juhtus. Tagantjärele vaadates no-brainer on võimalikult pikaks enda laenuperiood venitada, seda ülevat raha mujal kasutada ja see investeeridagi. Ja see on ka praegune keskpankade rahapoliitika. Madalate intressimääradega nad julgustavadki sind võimalikult palju laenu võtma, seda tarbimises hoidma. Ma pean ilmselt ise ühe autolaenu kinni panema praegu, kui perre tahame 2 autot jätta, ühe liisingu pean kinni panema. No, liisingu intress natukene on kõrgem kodulaenu omast. Isegi seda ma ei taha. See on ka kapitali paigutus. Ma pean tegema suurema tagasimakse, auto välja ostma, siis jätan selle endale. Ma ei taha sedagi teha, sellepärast et see on jällegi raha, mida ma saaksin kuskil mujal kasutada, investeerida. Suuremate portfellide puhul muidugi on olukordi veel, kus mõned laenud kinni panna, aga ühe korteri puhul, kui see ongi näiteks sinu kodu, laenu kiiremini tagasi maksmine, no kui sa tead, et sa investeerimisega ei viitsi tegeleda, ei taha tegeleda, kui sa tead, et sa ei võta mingeid teisi rahapaigutusi ette, siis tegelikult laenu kiiremini tagasi maksmine, see on mõistlik otsus. Iga aasta, mille sa siis kiiremini enda laenu suudad tagasi maksta, sa võidad selle siis intressi võrra. Siis praegu on keskmine intress 2%, nagu maast leitud, garanteeritud tootlus. No, sõbrale ütlesin ka, et kui sa investeerimisega ei tegele, siis võta võimalikult lühike periood, proovi laenu võimalikult kiiresti tagasi maksta, aga kuna ta annab üürile, siis peakski mõtlema, et mis võiks enam-vähem selline üürisumma olla, mis seal objektil küsida saab, et kui kõrgeks see laenumakse ajada, et väikene puhver seal sees oleks, et võib-olla mingitel perioodidel saad veidi väiksema üürisummaga siis objekti välja anda, et ma ei tea, mis iganes force majeure peaks juhtuma jälle, et siis sa enda aktiivsest sissetulekust ei peaks laenumakseid hakkama katma. Ja seda vaatagi kui enda hoiust, mida kiiremini sa seda tagasi maksad, sinna raha paned, siis sa laenu võtad välja, kinnisvaraturu kasvust saad osa, see on juba super. Kui sa nüüd intresside pealt ka kiirema tagasimaksmisega natukene säästad, siis igati fine. Ja kui tuleviku ostmise peale mõelda, siis tegelikult ei ole vahet, kas sul raha koguneb kontol või sinu laenu siis tagasimaksetes. Oma kapital sul seal kasvab samamoodi. Nüüd, kui aeg on käes, siis kui teise kodulaenu saad võtta, siis paned selle lisatagatiseks või siis müüd ja sealt tuleb uue kodu sissemakse, mis sul oma kapitalina on seal kogunenud. Aga jah, siis võtagi seda objekti kui sinu elu suurimat hoiust. Maksadki sinna võimalikult kiiresti laenu tagasi, raha koguneb, raha ei kogune kontol, kus sa võid selle niisama ära kulutada. Sai üsna pikk osa, loodan, et kõik graafikud jäid ka siit ilusti näha, need mõtted olid jälgitavad. Kui vaja, siis saab tagasi kerida, uuesti vaadata. Aga sellistel teemadel võid julgelt kirjutada mulle, kui on mingid küsimusi arutada. Sellistel teemadel mulle meeldib kohe mõelda, diskuteerida. Sain nüüd siin ennast reede õhtul ka jälle tühjaks rääkida. Kui video meeldis, pane like, kanalile pane subscribe, siis näeme ka järgmisel korral. Seniks. Tšau!